18. juulil 2026 toimus Harjumaal Anija vallas Viskla külas heategevuslik perepäev kõrgemale kui meeter. Ürituse eesmärk oli tuua kokku nii puudega kui ka puudeta inimesed ning näidata, et üheskoos veedetud aeg aitab luua hoolivamat ja kaasavamat kogukonda. Päeva jooksul ootas külastajat mitmekesine programm, avatud oli lastenurk, oma õla olid alla pannud mitmed toetajad ning erinevad tegevusalad pakkusid avastamisrõõmu kogu perele. Erilist elevust pakkus kiiking, mille kõrval said soovijad proovida ka erivajadusega inimestele kohandatud kiikesid. Laval jagati inspireerivaid kogemuslugusid, kuulati muusikat, räägiti tervislikust eluviisist ning nauditi üheskoos veedetud päeva. Selle päeva keskmes ei olnud ainult tegevused, vaid inimesed, võimalus kohtuda, jagada ja näidata, et igaüks on oluline ning oodatud. Lisaks ühistele tegevustele ja meelelahutustele jagati päeva jooksul ka isiklikke kogemuslugusid. Uurisime Karl Christian Seeberilt, mis tõi teda perepäevale kõrgemale kui meeter ning millist kogemuslugu ta laval jagas. Mind tõi täna siia see, et rääkida täna siin oma kogemuslugu. Otsustasin ettepaneku vastu võtta. Minu lugu siis keskendub 2 teemale, on parempoolne hemiparees ja vaimne tervis, et parempoolne hemiparees on mul ise sünnitrauma järgselt ja vaimne tervis rohkem selles võtmes, mis need mured on olnud, aga tahangi rohkem sellist sõnumit edasi anda, et mis mind on just nagu aidanud, et seda parendada, sest see vaimne tervis on väga aktuaalne tänapäeval ja hästi palju ka noorte seas läbi käinud nii meedias kui ka erinevates loengutes. Mida seda nagu teha ja kuidas seda lahendada, et nad ei vaibuks sinna koju ära ja see vaimne tervis nagu saaks korda, et mis selleks nagu tegema peaks? Kõik algab minu arvates kõige olulisemast süsteemist, milleks on lähedased või perekond, et see noor, kellel on mured, et kuidas ta rääkima saada, selleks peab tal olema usaldus siis inimeste vastu ja ka siis lähedaste vastu eelkõige, et sealt nagu see kõik algab, et tekiks selline julgus ja selline avamine ja siis sealt edasi, et mis oleks see kõige parem abimeede, et see on nii individuaalne, me oleme inimestena kõik nii erinevad, ühte aitab üks asi, teist aitab teist, et sellist nagu kindlat vastust on nagu raske anda, aga kõik algab minu arvates ikkagi oma tunnete nagu rääkimisest ja sellest sisemisest tahtest, et see muutused ellu viia. No mis sulle täna siit kõige rohkem on meelde jäänud või meeldinud? Väga ilus rohelus siin, väga avar plats on ja on kiiged, on batuudid lastele, on esinejad, nii muusikud kui ka loengute pidajad, et selline üsna mitmekesine, et mulle see meeldib ja toitlustus on ja tundub väga mõnus õhkkond olema ja ilmaga on ka muidugi väga vedanud. Et mõista, milline tähendus on sellistel sündmustel, osalejate jaoks rääkisime ka ratastori kasutava külastaja Heleniga. Ta jagas oma ootusi perepäevale, muljeid toimunust ning rääkis ka sellest, kuidas tema hinnangul on ligipääsetavusega. Helen, sa oled juba 2 aastat, mis emotsioonid on võrreldes eelmise aastaga? Samamoodi positiivsed. Tore on näha, et üritus on kasvanud, rahvast on rohkem, osalejaid muudkui tuleb ja kogu see tegevusala on suurem, et rohkem on siin igasugust kaubandust näha ja tegevusi, et tore on näha, et on hoo sisse saanud see üritus. Kuidas sa hindaksid ligipääsetavust? Ka parem kui eelmine aasta, kindlasti mitte ideaalne veel, aga eks saab tagasisidestada ja siis loodame jälle, et järgmine aasta juba veel parem. Ja mis sulle selle tänase ürituse juures kõige rohkem meeldib? Esiteks see, et ilmaga on vedanud, näeb palju tuttavaid nägusid ja see, et tegevus on mitmekesine ja erinevad ettekanded ja muusikaline pool. Perepäeva õnnestumisest annavad parema ülevaate külastajate muljed. Rääkisime Indrekuga sellest, mis talle sellise tasuta perepäeva juures kõige rohkem meeldib ning kuulasime tema mõtteid, kuidas võiks järgmisel aastal jõuda info veel rohkemate inimesteni. Mis sulle endale siin kõige rohkem täna on meeldinud? Hommikune seljanka oli väga hea, söök oli väga hea, nägin igasuguseid tuttavaid, suhtlemist, programm oli väga hea. Ma arvan seda, et ma peaks Marekuga natuke rääkima, kuna me oleme ühe kandi mehed, et kuidas seda kohalikku reklaami
ja kohalike ühingute kaasatavust rohkem propageerida. Sellise kogukonda ühendava päeva korraldamine nõuab palju pühendumust ja järjepidevat tööd. Enne päeva lõppu uurisime ürituse eestvedajat Marek Moreli käest, kus ta leiab jõu ja motivatsiooni, et seda igal aastal ellu viia. No Marek, tänavu 3. kõrgemale kui meeter üritus, mis tunded on? Tunne on kõrgem kui meeter. Kus sa kõik selle jõu võtad või mis sind nagu motiveerib? See jõu saabki vahest otsa, motiveerib pingutama see, kui sa mõtled, et kui lahe asi võib tulla ja siis ma tahan ka saavutada seda. Siuke väike unistus. Kas järgmine aasta on ka plaanis korraldada? Ja järgmine aasta on ka plaanis korraldada. Juba liigub väikese mõtteid selle poole, mida teha veel paremini ja veel suuremalt. Nagu korraldaja juba ütles, kohtume taas järgmisel aastal. Seniks kanname edasi selle päeva kõige olulisemad sõnumit. Uue pole takistus, märkame üksteist, hoiame kokku ja loome koos maailma, kus iga inimene tunneb end märgatuna, sest vahel saavad just väikestest tegudest alguse kõige suuremad muutused.